Aitäh, hea juhataja. Auväärt kolleegid, kes te veel olete täna siia saali jäänud. Teid ei ole palju, aga selle võrra olen ma tänulikum neile, kes on. Tallinna linnas elab kolmandik Eesti inimestest ja siin luuakse pool Eesti majanduse kogutoodangust. Seepärast ei ole Tallinna linnas toimuv pelgalt tallinlaste asi, veel vähem on Tallinna linnas toimuv pelgalt Keskerakonna asi. Ja nii ei ole Tallinn mitte ainult tallinlaste või Keskerakonna pealinn, vaid on kogu Eesti pealinn. Ja seetõttu on minul suur au olla Eesti pealinna volikogu liige. Ma tänan värske fraktsioonijuhina oma eelkäijat Lauri Laatsi, kelle juhtimisel on sotsiaaldemokraatide saadikurühmast kujunenud üks kõige aktiivsemaid ja volikogu töökamaid fraktsioone. Ja nii nagu minu nimi koosneb 4 tähest ja algab A-tähega, siis fraktsioonijuhina tahan ma ja kavatsen lähtuda oma töös 4 põhiväärtusest. Esiteks arukus. Ma olen linnavolikogus töötanud ja soovin ka edaspidi töötada selle nimel, et siin saalis tehtaks arukaid otsuseid, mis teenivad võimalikult paljude Tallinna inimeste huve. Ma soovin, et neid otsuseid tehtaks läbikaalutult ja läbimõeldult. Ma olen ise valmis pühendama oma aega ja energiat selleks, et süveneda põhjalikult volikogu menetluses olevatesse eelnõudesse. Ja ma soovin, et siin saalis peetavad keskustelud ei oleks lihtsalt moe pärast sõnavahetused, vaid oleksid asja teemakohased ja sisukad. Mulle on vastukarva, kui linnavalitsuse või ka linnavolikogu komisjonide juhid või asejuhid tulevad pelgalt hoolimatuse või lausa põhjendamatu enesekindluse tõttu meie ette siia suurde saali ettevalmistamata seisukohtade või eelnõudega ja kui tarvis, siis ma kavatsen ka edaspidi juhtida kaasvolinike tähelepanu sellele, et need, kes siin pultis käivad ja siia tulevad, peavad olema hästi ettevalmistatud ja peavad olema kursis nende eelnõudega, mida nad siin ette kannavad. Teiseks avatus. Pealinna areng on minu hinnangul väga paljudes olulistes valdkondades peatunud ja iga päevaga paistab mulle üha enam, et Tallinna linnajuhid on langenud mugava äraolemise ohtlikku embusesse. Minu sooviks on tuua linnajuhtimise köögipool avalikkuse ette. Ma tahan näidata Tallinna inimestele, keda siin saalis tehtavad otsused puudutavad, kuidas Tallinna linnas olulised otsused sünnivad. Pikemas plaanis kavatsen ma töötada aga selle nimel, et pärast 2017. aasta valimisi, hiljemalt pärast 2017. aasta valimisi, juhiks pealinna sotsiaaldemokraatide osalusel moodustatud koalitsioonivalitsus. Kolmandaks ausus. Ma tahan, et minu kodulinna juhitaks ausalt ja linlaste paremates huvides. Ma soovin, et peagi lõppeks linna ja seda juhtiva erakonna rahakottide segamine ajamine, millele revisjonikomisjon ja revisjonikomisjoni esimees on korduvalt viidanud. Ma tahan, et linna vara kasutamine oleks läbipaistev ja arusaadav ja seda mitte ainult linna juhtide või linnavalitsuse liikmete jaoks, vaid ka arusaadav volinike ja Tallinna inimeste jaoks. Ja ma soovin ka, et siin saalis olevad saadikud olenemata oma poliitilisest kuuluvusest suudaksid ja saaksid hääletada oma südametunnistuse järgi ja saaksid seeläbi jääda eelkõige iseenda ees ausaks. Ja neljandaks austus. Ma olen valmis koostööks kõigi Tallinna linnavolikogus esindatud poliitiliste jõududega. Ma olen valmis tegema kõigiga koostööd küsimuste puhul, mis on linlaste paremates huvides ja mis langevad kokku minu veendumustega. Ja ma luban, et ma ei vastusta ühtegi head ideed pelgalt seepärast, et see jõudis siia volikogu saali mõne teise erakonna algatusena. Ma luban, et ma austan oma kolleege ja inimesi, aga lähtuvalt oma tõekspidamistest võtan vabaduse kritiseerida nende ideid.
aitäh tähelepanu eest!